mul õnnestus tutvuda kellegiga, kes võimaldas mulle alustada sellist elu, et ma teen kõik ainult oma kätega. Jah, naela ja kruvi ostan poest ja mootorsaag ja mingid sellised elementaarsed vahendid, aga ülejäänud on põhimõte, et ma tassin vett ja teen tuld. Ja mitte ühtegi asja poest ei osta, vaid kõik tulevad oma looga. Ja ei ole plaani, et nüüd on suitsuahi tuleb nüüd kohe teha. Järgmises korras on kelder ja vot siis on vaja seda teist, kolmandat, neljandat, vaid näed, puu murdus maha tormiga. Vot niisugused jämedad oksad said. Vot sellest tulevad, võtta need, näed, saimegi labida vare saime. Ja need asjad lähevad kõrvale. Kunagi oli niimoodi, et mul oli see väike onn ja hakkasin ehitama suuremat onni. Et mul oli materjali vaja. Ja ma enda metsas ikkagi elusad puud harva olen maha võtnud. Ja ükskord tuli suur torm ja murdis. Mulle otse maja ette pani palgid ritta. Päris, maja ette pani palgid ritta. Vea ainult välja mees ja lõika lauaks. Tahtsid materjali, palun võtta, siin ta on. Kuidas on võimalik ellu jääda tänapäeval maal? Puht matemaatiliselt arvestades piisab ühele inimesele tänapäevaste vahenditega, näiteks toidu kasvatamist praktiseerides ja harrastades, piisab maksimaalselt 1 hektarist. Ma ei räägi sellest maa harimisest, aga ma räägin maa kasutamisest. Süsteem, mille osad me ise oleme, loob meile sellised tingimused ja keerab järjest kraanid kinni, et inimesed peavad maalt ära kolima, sest et linnas on neid lihtsam kontrollida. Linnas on nad kõik kaamera valve all, GPS-id on taskus, kõik on täpselt teada, kes kui palju poest piima või hapukoort ostis. Kui sul isegi tekib rohkem raha kusagil, siis ka seda on kohe näha. Ehk linnas on inimesi kergem kontrollida. Eriti veel, kui sa kontrollid nende toidulauda. Inimesed on oma tööga nii hõivatud, et nad isegi ei märka enam, mis toimub tegelikult nende ümber. Näiteks te võite hommikul minna tööle ja koju tulles avastate, et teie tänava allee on kõik maha võetud. Ja kui te lähete küsima, et miks noored puud maha võeti, öeldakse teile, et need olid haiged. Tänapäeval on mets võimalik panna teenima ilma teda hävitamata. On võimalik saada CO2 emissiooni toetust. Need ettevõtted, kes imiteerivad CO2, millel on kõrged saastekvoodid, need maksavad metsaomanikule 120 € hektari pealt ja see hind tõuseb. Sellest võib saada passiivne tulu. Kätte on jõudnud aeg võtta meie mets tagasi rahva kätte. Ostame oma metsamaa riigilt tagasi, kasutades selleks oma sääste. See euroraha niikuinii enam kaua ei kesta. Nii nagu omal ajal lagunes Nõukogude Liit, nii on ka Euroliit hakanud varisema. Taaskord tuleb meil iseseisvaks hakata. RMK käes on hetkel 1 miljon hektarit metsa. See on peaaegu 1 hektar iga eestlase kohta. Kui iga meie inimene saab omale 1 hektari maad, ei jää meie rahvas kunagi nälga. Maa annab võimaluse iseseisvalt hakkama saada ka kõige keerulisemal ajal. Siis ei hirmuta enam ei külm ega elektrit ole. Metsas on alati vett, toitu ja ulualust. Metsamaa väljaostuks saame kasutada oma pensioni teist sammast, mille saab nüüd riigilt välja lunastada alates jaanuarist 2021 aasta. Kui hektari hinnaks tuleb näiteks 3000 €, siis saab selle müügi pealt kokku 3 miljardit, mille eest saame luua metsatagatisega krüptoraha. Võtame selle käibesse paralleelselt euroga, siis ei ole karta, et jääksime euro kukkumisega ilma oma varast või käibevahenditest. Selle uue rahaga aitame me kogu maailmal oma metsad ja varad päästa ning liigume üheskoos uue loodussäästliku majanduse poole.
kus on rahal taas reaalselt mõõdetav väärtus ning selle tagamiseks on vajalik looduse säilitamine, mitte enam selle tarbimine. Kas see tähendab seda, et kui on 4-liikmeline pere, siis peaks olema 4 hektarit? Ei, ta ei korrutu sellega. Üldjoontes, kui on võimalus kasutada 2 hektarit maad, siis tubli töö, mis sinna juurde käib. Tulemusena on võimalik luua olukorrad, kus käiakse poest ostmas ainult neid asju, mida ei ole võimalik toota. Tulles tagasi meie maa esimeste metsaseaduste juurde, me näeme, et väga rangelt olid kaitstud metsikud viljapuud, nagu pöök, tamm, õunapuu, toomingas ja pihlakas. Nende puude omavolilise raidumise eest sai suure rahatrahvi ja lisaks iga maha raiutud puu asemele tuli istutada 2 samaliigilist puud ning need ka üles kasvatada. Vanasti sisaldasid metsad viljapuid. Ka see oleks võimalik taastada. Selle asemel, et ainult mände istutada ja kõik muu maha võtta, võiks lasta inimestel metsast ka pirne ja õunu korjata. See oleks toidulauaks ka näiteks metssigadele, kellele on ette heidetud, et nad rüüstavad põlde. Siin tuleks vaadata metsakultuuri laiemalt ja pikemas perspektiivis.